Tanel Leok, Keegumpsi MM selja taga, teises sõidus näitasid päris head kiirust, kuidas iseenda tänased sõidud kokku võtaksid? Jaa, et natukene terve see nädalavahetus selles mõttes oligi, et väsitav, et terve nädal otse kogu garaažis on, natukene ei ole nagu niisugust värskust, aga siis esimene sõit oli nagu nii ja naa ja teine sõit juba tundsin ennast mõnusalt võib-olla sellepärast, et juba võib-olla stardis kukkusin, siis vaatasin midagi nagu kaotada ei ole, ja hakkasin sealt tagantpoolt tulema ja mingi kuidagi enne poolt sõit läksid prillid koduseks, pidin prillid ära võtma, siis natukene see häiris, et liiva pritsis kogu aeg nagu silma, aga sain ikkagi oma mingit stabiilset kiirust hoida ja mis oli päris okei. Sa oled varem maininud, et Keegumpsi rajaga mingil teadmata põhjusel sina peale ei saa, et kuidas täna oli? Jaa, ma ei tegi, et niisugune nagu praegu ka, et ei olnud niisugust head tunned, aga lõpuks päris okei tulemus isegi. Kas sa oled siin trenni ka käinud tegemas või ainult võistlemas? Ei, see aasta ei ole. Eelmine aasta mingi aasta algul korraks käisin pigem poistega nagu. Ja siis ükskord võtsin ühe oma tükliga kaasa, aga ma niimoodi ei ole siin trenni käinud tegema. Saan aru, et eesmärk su poja Sebastiani jaoks oli see, et ta finaali pääseks, et kuidas sa tema sõitudega rahule jäid? Ei, see etapp oli väga rahule jäin, et sõitis päris ilusasti ja võitis oma esimesed Euroopa meistrivõistluste punktid ja teine sõit lihtsalt kukkus stardis ja täpselt ei teagi, peab vaatama, mis tehnikaga juhtus, et tsikkel andis otsad, et hakkas kas küünal või küünlapiip läks läbi, et tuleb hakata viga otsima. Sa lõpetasid enda karjääri ametlikult juba 3 aastat tagasi, kuid ometi oled jälle siin Keegumpsi MM-il võistlemas, et kas see nii-öelda mitte tiimisõitjana võistlemine, või noh, mitte otseselt tiimisõitjana, aga nii tõsise sportlasena on niisugune pingevabam ka? Pingevabam, aga teistmoodi raskem, et niisugust valmistust ei ole, et niisugust põhja ei ole vaja, kui tahad ikkagi MM-i sõita, siis peab olema niisugune vähe. Ma mõtlesin küll, ma saan natukene parema põhja teha, aga see nädal läks nii tuksi kui tuksi, aga see on mitte just sellepärast, et oleks pidanud nagu mingit jõhkralt rasket trenni tegema, aga lihtsalt ikka nüüd liigutada ja välja magada ja süüa korralikult, mis oli praegu terve nädal oli nagu natukene liiga hull, aga okei, midagi teha. Aga plaanid sa see aasta veel mõnest MM-ist osa võtta? Pean vaatama, võib-olla, et mul on omad mingid väiksed ideed, plaanid peas, mis tahan saavutada ja kui need lähevad täkkesse, siis jah, tuleb vaadata, mis need plaanid toovad, et andsin mingi lubaduse ja ei saa seda murda. Kus sind järgmisena võistlemas näeb? Ma arvan Saksa meistrivõistlusel Bilsteinis. Aitäh! Aitäh!